Lava on sinu, jätka. Okei. Jah, tere. Kliimaministeeriumis selline igava pealkirjaga ettekanne. Olen ise geoloog. Olin ka selle määruse koostamise juures. Ma mäletan, kui me Maria sinuga, ma olin Itaalias puhkusel, istusin rõdul telefonina kaasa, arutasime neid samuga, neid benchmarke ja elu on selline. Aga enne kui ma sellest määrusest räägin, ma räägin selleks, miks see määrus üldse vastu võeti ja ma olen oma ettekandes veidi kriitiline, mitte seepärast, et ma räägin kriitilistest toormetest, vaid sellepärast, et ma olengi kriitiline kogu selle asja suhtes, mis on siin toimunud ennem. Mis tulema hakkab, nagu ütlesid eeskõnelejad, me ei tea, see on see parast ohuva pohu. Nii, nüüd see ei tööta. Vale nupp. Sisu. Kas keegi võib öelda, kus need sisu pealkirjad pärit on? Magasime selle loogika maha. Kuidas me selle nii suutsime korraldada? Õige! Samast ja eriti meeldib mul see oli Ussari häälega, et lahendus on väga lihtne, tuleb leida lahendus. Muideks, siis ma räägingi praegu sellest, et miks oli üldse vaja võtta siis vastu kriitiliste toormete määrus, et mis selline viis. Muideks see pilt on Euroopa ainsast fosforiidikaevandusest Soomes, Siilinjärvist. Et ise seal ääre pealt pildistanud. Korraks seda, mul osad slaidid korduvad või õigemini kordavad eeskõnelejad, eriti Davidi jutluse sama graafik, mida ka David näitas, et praegu on siis meil Euroopa Liidus siis 34 kriitilist tooret, mis omakorda jagunevad kriitilisteks ja veel, mis on veel olulisemalt strateegilisteks. Ehk 17 strateegilist, 17 kriitilist tooret. Teistel suurtel maadel nagu Kanadal ja USA-l on omad listid samuti olemas. Ma oleme pannud siin natuke nüüd suuremalt, et mis meil nagu Eestis teadaolevalt on fosforiit, mis meil on ainukesena ka passiivse maavarana arvel. On kerged rasked harudased muldmetallid, on magneesiumid meie tolokivis ja R-osa tahab saada need kätte ka meie tuhamägedest kunagi võib-olla. Ja siis on vanaadiumit, mis on meil mustas kildas, aga me geoloogiateenistus Alvar vist räägib nendest meie asjadest pikemalt hiljem. Mina keskendun praegu Euroopa võtmena, ma ei räägi Eesti vaatest. Nii ja probleemi olemus siis, et Euroopa sõltub siis kriitiliste toormete, sealhulgas haruldate muldmetallide impordist. Me oleme ajalooliselt sellise tee valinud, et ma tihti nimetan, nagu elame siin mugavuskontinendil, et kui ma nüüd parafraseerin ühe tuntud USA bioloogi, ökoloogi, keskkonnakaitsja Jared Diamondi raamatust pärit tsitaati, raamat on Kollaps, ta on nüüd ka eesti keeles ilmunud, et see mõte on siis selline, et me impordime sisse toormed või siis pooltooted nendest toormetest tehtud, ekspordime välja siis oma tulu kuhugi mujale ja ekspordime välja ka keskkonnakahju ehk siis kuskilt peavad need maavarad olla kaevandatud ja töödeldud. Et mitte Euroopas, siis tihti nendes maades, kus ka keskkonnanõuetel ei vaadata nii loovalt või tähendab nii rangelt kui meil Euroopa Liidus, ma mõtlen, või siis ei vaadata ka töötaja passi nii täpselt, et kui vana ta on, aga olukord on nüüd selline. Ja nüüd sellest juba räägite, et siin näiteks, et siis 95% haruldasest muldmetallist imporditakse siis väljaspool Euroopa Liitu. Ringlussevõttu määr on alla 1% Euroopa Liidus, ringlussevõttu ei saa veel väga rakendada, kuna ei ole seda kriitilist massi, mida ringlusse võtta, küll see ükskord tekib. Siin on veel aega. Ja sellest oli juttu, mille jaoks meil need kriitilised toormed vaja on.
Ja kogu see sõltuvus muudab siis Euroopa Liidu majanduslikult ja poliitiliselt haavatavaks ja ka peale 2030 aastat see tõesti see kriitiliste toormete määruse sihttase 2030 ei näita midagi, eriti kaevanduste puhul. Ja nüüd see näide, käin kiiresti üle, sest sellest oli juttu. Hiinas ei ole kogu, siis jutt on praegu haruldas muldmetallidest kogu, siis kaevandusi ka mujal Austraalias, Malaisias, Myanmaris, Brasiilias. Aga tal on töötlemise võimekus. Ja siis 98% siis püsimagnete tarnest, mis meil on siin Euroopa Liidus, siis tuleb siis Hiinast. Ja Hiina on investeerinud kogu väärtusahelasse, neil on raamistik. Meil siin oleme mõnusalt killustunud igale poole, aga Hiinas käib see investeering nii kaevandasse, rafineerimisse, sulamid, püsimagnetid, lõpptoodetesse. Ja neil on siis riiklikult koordineeritud selline tööstuspoliitika ja pikaajaline strateegia. Ja miks siis Euroopa maha jäädud on? Siis puudub meil integreeritud tööstusahel. Kodumaine töötlemise ja püsimagnetite tootmine on aja jooksul lääbunud. Noh, siin on nüüd väiksed erandid. Meil Eestis Vassileios ja sõber mul rääkis siin väga entusiastlikult ja väga hea on teda alati kuulata. Ja struktuursed takistused, et meil on pikk lubade menetamistähtaeg. Nüüd kriitiliste toormete määrus, mille juurde ma tulen, on nagu näinud ette, et strateegilistele projektidele siis on see loastamine peaks olema lühem, näiteks kaevandamisprojektide puhul 27 kuud pluss siis keskkonnamõjud hindamine, aga kui seal hakkad kohtuvaidlust tekkima ja nii ja naa, nagu David ka ütles, et soomlased ütles ka, et see ei ole reaalne. Kuigi on näited, et ka Euroopa Liidus lähevad asjad kiiremini. No, Neomagnetidas 1 on kaevandusprojekt, kus on läinud asjad kiiremini kui harilikult. Siis regulatsioon on meil killustatud. See on tuntud teatud järgmine punkt, et kohalikku vastuseis projektidele. Et näiteks Portugal on hädas oma liitiumikaevandusega, sest et seal isegi mitte kohalikud, vaid seal on samasugune rändtsirkus käib ringi nagu meil tuulikuprojektide puhul. Ja ei saa kuidagi ree peale ja Serbia, ta ei ole küll Euroopa Liidus, Serbia liitumiprojekt on üldse seal, võime näha oma idanaabri karvast kätt võib-olla taga. Ja muidugi ranged keskkonnanõuded, keegi ei taha öelda, et me peaksime neid keskkonnanõuded järgi andma, aga see on nüüd üks nagu punktidest. Ja nõrgemad investeerimisstiimulid võrreldes siis USA ja Aasiaga. Panin lihtsalt selle fakti slaidi siia, et nagu aru saadaks, et ega see ei ole lust ja lillepidu kuskil kaevandama hakata, et see on selline keskmine statistika, et igast siis 1000 kaevandusest siis või avastatud leiukohast 2 saab umbes kaevanduseks. Ja see nüüd arendusest, tähendab nullist kaevandamiseni võtab, need hinnangud on erinevad, on olnud vahepeal siin 16 aastat, on olnud 16-18 aastat või 18-20 aastat. Et ühesõnaga pikk aeg nii investeerimise mõttes kui ka näiteks ütleme, et panen nüüd raha liitiumi projekti, aga võib-olla 20 aasta pärast liitium ei olegi enam oluline maavara. Et selline see on. On näited, et Austraalias saab näiteks kiiremini. Ja iga 10 töötava kaevanduse kohta siis 2-3 lähevad kahjumisse ja suletakse. Ja konkurendid. USA, ma ei tea, kas te eilse seda kuulutust, mis ta on nüüd, teadet, meedia, pressiteadet nägite või, et Trump siis ütles, et 12 miljardit dollarit pannakse siis põhimõtteliselt stockpilinguks ehk varude ostmiseks. Aga me enne Davidiga siin arutasime kohvilaua taga, et esiteks, kus nad võtavad selle kõik. Ma saan aru, USA on juba hakanud tegema, ostan Brasiilia maardle ära, ostan selle Austraalia ära, aga see 12 miljardist ikka annab osta. No, siis ta ostab 12 miljardist Gröönimaa. Okei.
aga see point on see, et seal tuleb ka kaevandama hakata ka selle. Siis Austraalia, tugev kaevandamine, partnerlused. Jaapan on 10 aastat, Jaapan teeb 10 aastat alternatiivsesse tarneajatesse investeerinud. Aga Jaapanil on ka edukas stockpiling ja nendel on see Jogbeki riiklik süsteem, et nad varuvad seal kõike. Kuigi ma viimati Jaapani esindajaga rääkis, ta ütles, et ta nagu riiulite peal nagu need haruldase muldmetallid hakkavad otsa saama. Lõuna-Korea ja Kanada ja Euroopa siis on nagu, ma siin, kui ütlesin, räägin kriitilisest, siis on nii nagu on, et nad hakkasid strateegiliselt lähenema alles pärast 2020. See slaid käis nüüd läbi, Davidi slaid, see on natukene laiem, David võttis seda ilusti kokku, ehk siis palju kordi meil on vaja siis teatud asju võrreldes 2020. aastaga, siis aastal 2030, et need korrad. Ja seal taga on siis, ma ei tea, kas siin see töötab, et näidatud siis, kui palju siis meil domestic supply on, no vaske Euroopas kaevandatakse või. Ja niklit ka, ja natuke ka mangaani. Lõbus on hea uudis, et näitab, et mida kohe veel kaevandatakse. See on nüüd üks selline lihtsalt rahvusvahelise energiaagentuuri slaid, mis näitab siis, et rafineerimised, kellest me nii väga sõltuvad oleme, siis põhiliselt ütleme kõik, kuhu nad vaja lähevad, taastuvenergeetikasse, high-techi, lennundusse, erinevad maavarad ja siis nagu näete, on kõik välja arvatud, siis nikkel on siis Hiina hallata ja ka see, mida Hiina ekspordi, mille peale Hiina on kehtestanud ja tõenäoliselt kehtestab veel ekspordikontrolle. No, haruldased muldmetallid on üks põhiline. Ja mida me siis teeme? Me peaks nagu siin tooni rõõmsamaks võtma. Ehk siis 24 mai võeti vastu siis 23 mai, olin seal vastuvõtmisel siis kriitiliste toormete määrus. Et sellega määrati siis kindlaks siis Euroopa Liidu eesmärgid ja vahendid, et tagada siis tööstusele juurdepääs, ühesõnaga tagada kriitiliste toormete varustuskindlus. Ja et eesmärgid siis on lihtsalt, et suurendada ja mitmekesistada, nagu need sõlad on, suurendame, mitmekesistame, laiendame ja hüppame kõrgemale kaugemale. Et, mis asi? Mul läks siin mikri kõigutus midagi. Et muidugi ringluspõhisust parandada, toetada teadusuuringuid ja innovatsiooni ja et need sellised uued normid peaks siis tugevdama meie strateegilist autonoomiat. See on üks tore onu, ma ei tea, kes see on, aga neti sellest ikoonidest saab seda valida. Et see jutt on nüüd läbi räägitud, ma ütlesin hästi kiiresti veel üle. Kaevandamine. Ja see on alati, mis jäetakse ütlemata, vähemalt 10% strateegiliste toormete iga-aastasest tarbimisest tuleks kaevandada Euroopas. Seda ei juhtu praegu. Vähemalt nii pea, eriti aastaks 2030 ja arvestus kaua need kaevanduse projektid aega võtavad. Töötlemine 40%. Iga-aastasest strateegiliste toormete tarbimisest tuleks 40% töödelda Euroopas. Ringmajandus, sama asi, 25% ja see müstiline 65%, mis tohiks siis tulla strateegilistest toormetest Euroopa Liitu ühest riigist. See oli juba ära, see slaid. Nii.
Euroopa Liidu kriitiliste toormete nõukogu, mis on siis määruse järgi loodi. Ma olen ka selle nõukogu liige. Et anname siis Euroopa Komisjoni nõu ja siis seal on terve hunnik ülesanded, mis on määruses sätestatud, mida siis täitma peame. Siis koosneb liikmesriikide komisjoni esindajatest. Ja seal on 6 allgruppi. Strateegilised projektid, selle rahastamise koordineerimine. Selle määruse järgi peab Euroopa Liit korraldama iga aasta strateegiliste projektide konkursse. Määruse järgi on 4, nüüd tahaks määruse muudatused, need on liiga palju, sest et projekte on üle oodatust. Eelmine aasta, liiga palju, eelmine aasta oli 170 projekti, millest 47 siis kiideti heaks kui strateegiline projekt. Sellel aastal anti sisse jaanuaris, 15 jaanuari tähtaeg 161 projekti. See on nüüd mitteametlikud andmed, tähendab, see ei ole veel valideeritud, aga hetkeseisuga 161 projekti. Ja täpsemalt, mis need projektid on ja kes need said, Eestist oli 1. Eelmine aasta oli ka Eestist 2, aga 1 strateegiliseks projektiks. Siis selgub mais. Siis on 6 allrühma, nagu ma ütlesin, see on selline imelik allrühm nimega, et seda ongi raske nagu üldsuse teadmise suurendamine. Ehk see on nagu sotsiaalse litsentsi saavutamine, et tuleb rahvast harida kriitilistest toormetest. Siis on kriitiliste toormete geoloogilised uuringud. Meilt on selle Eesti Geoloogiateenistus on seal esindatud. See ongi nagu kõige paremini funktsioneeriv töögrupp. Määruse järgi me peame koostama rahvuslikud uuringuprogrammid, ehk NEPid, inglise keeles National Exploration Program, sellega geoloogiateenistus ilusti tegeleb. Siis on seiregrupp, tehakse stressiteste, jälgitakse kriitiliste toormete tarneahelaid. Siis on stockpiling, strateegilised varud, praegu käib arutelu, mis teha, kas teha ühisost, siis varundada nagu eile Ameerika välja käisid $12 miljoni eest osta kokku ilusad asju, või siis liikmesriigid enda ise siis varundavad. Ja ringluspõhisuse ja ressursitõhususe ja asendamise töögrupp. Nii, ja nüüd on üks uus asi, mis on riigi SOS-EU tegevuskava ehk need punktid on praegu riigi seisukohad on kujundamise alles, ehk need ei ole praegu, mis nad siin on, seal need võivad küll muutuda. Miks see võeti nüüd vastu nagu ad hoc'i kavana, et kuna Hiina hakkas siin ekspordipiiranguid kehtestama, andis nüüd aasta aega, et siin kiirendada seda määruse jõustumist või aidata kaasa määruse kiiremale rakendamisele. Ja kuna Euroopa Liit näeb, et USA ja tegutsevad veidi kiiremini erinevatel põhjustel, siis hakkas ka meil kiirem. Ja seal on üks huvitavad punktid, mis selle kavad ette näeb, on üks kõige huvitavam punkt on Euroopa kriitiliste toormete keskuse loomine, ehk ta oleks nagu agentuur. Et me käisime isegi sellise nagu idee välja, et see võiks Eestisse tulla. Autoriks oligi muideks Vasileios sellele ideele. Kes lennuki peale ära jooksis. Eesti suurim fänn. Et siis samuti rahastuskeskus, mis aitaks siis rahastada strateegilisi projekte. Varude loomine. Need on kõik veel arutlusel. Tahetakse 12 kuu jooksul siis mobiliseerida 3 miljardit kriitiliste toormete väärtusahelasse nii Euroopa Liidus kui ka partnerriikides. Luuakse erinevaid strateegilisi partnerlusi, Kanada, Tšiili, Kasahstan, Namiibia näiteks. Fookus on siis ringlusevõtul ja arendusel. Ja nüüd on selle kava üheks osaks, millega on nüüd hästi kiirem ja siin sellega praegu tegeleme, on kriitiliste toormete määruse muudatuse ettepanek. Seal on mõned muudatuse ettepanekud, praegu me kujundame Eesti seisukohti sellele. Ja nüüd ma panen, et klaas ikka, mis ta nüüd pool täis oleks, nätsa, ära tehti. Et Soome kerkib siis, nad pidid tegelikult avama selle juba aasta või varem, aga
aga läks nüüd niimoodi, et siis seal Botnia lahe peaaegu üleval osas natuke paremale, siis avatakse siis on Keliberi liitiumikaevandus. Et see on kõik praegu. Tänud. Ma segan ruttu vahele. Läks üle 5 minuti. Oi, sa läksid kõvasti üle. Ehk siis vahepeal ma ütlen seda nüüd, kes teab, et ta peab esinema veel ja tegelikult teab ka, et teda oodatakse kiiresti kusagile mujale. Tulge jumala eest öelge mulle, et siis tõstame ruttu selle päevakava ümber, sest me oleme päevakavaga täiesti lõhki läinud. Teeme aplausi ruttu Margusele vahepeal. Kuna minu käes on mikrofon, siis ma küsin ise hästi ülbelt ja julgelt kohe esimesena, et ütle nüüd aega ei ole, eks ole, sorry. Et ütle nüüd kõige kasulikum, kõige positiivsem mõju, mis me saame sellest kriitiliste tormete aktist Eestile ja mis on kõige suurem oht sellest aktist Eestile? Et mis ohtusid sa näed, kõige suuremat ohtu ja mis kõige suuremat võimalust positiivset sa näed sellest aktist meile? Ma näen ohtu selles, et tead, ma käin nendel koosolekutel, seal kriitiliste tormete nõus, me istume, me räägime. Kõik oli tähtsad, kes räägite. Ja midagi juhtub. Asi on selles, et meie suur sõber teispool ookeani tegutseb kiiresti. Et me jääme maha. Või oleme juba maha jäänud. Ja aga mis see positiivne ongi see, et just Eestile strateegilised projektid, ma arvan, et kui järgmised projektid tulevad, et Euroopa Liit tõesti, neid ei olnud eksperdid, neid hinnata, seal läks kõik üle võlli, aga nüüd, kuna nad arvasid, tuleb 20 projektiga, tuli 170. Et see on nüüd üks asi, et ta annaks mingi aluse, et tõepoolest, et kui meil on strateegilised projektid ja riik on selle heaks kiitnud, siis ka nende strateegiliste projektide antakse see rohekoridor, mida nad väärivad, et nad saaksid oma asjadega kiiremini, sest me siin ootame, ma ütlen, et kõik ümberringi tegutsevad. Nüüd, et infot jagada kõikidele kuulajatele, siis ütle seda ka, et kes see single point of contact selle rohekoridori nii-öelda juhtimiseks peaks olema. Ta on nüüd liikus ära, võtsime nagu meie kliimaministeeriumisse või maavarade osakonda, aga kuna ampluaa niivõrd lai, et siis on EISAs ehk siis ettevõtlus innovatsiooni siit. EISA esindajad meil vist täna ei ole. Mõelge kõik ka ruttu oma küsimusi veel. Anna vahepeal Lembitule. Aitäh, ma tahtsin küsida, ta ütles 170 projekti on seal. Et kas Eestist ka mingi projekt on seal? Jah, eelmises voorus oli 2 projekti, 1 kiideti heaks. Ja see ei ole saladus sellest. Äkki autor ise? Võib öelda või? Aga see oli kirjas, see oli avalik uudis. Strateegiline projekt. Ja, ma räägin eelmist voorust. Apkatalüst, viimane ettekanne vist. Et nemad see strateegilist ja nüüd üks on ka nüüd uus. Selle nime ma kahjuks praegu öelda ei tohi, kuigi ma tean. Ta teab. Nii. Ma tean.